tere! Tuletame siis meelde meie viimasel koolitusel õpitut. Kõigepealt, kui sa oled siis Google'i avalehel, siis vaata, kas sa oled sisse logitud. Ja kui sa ei ole, siis logi sisse. Logi siis oma konto alt sisse. Nii, ja nüüd tekkis sulle siis see märk, et sa oled sisse logitud. Siis sisest aadressi riba peale siis aadress sites.google.com ja see viib sind sinu arengumappi juurde. Nii, arengumappi puhul olid siis meil juba tehtud mingid jaotused, nii kuidas keegi soovis. Ja ma tuletan siis meelde need põhilised nupud, mida sul siis nende lehekülgede loomiseks vaja on. Kõigepealt siin tööriistad on sul siin üleval ja lisada saad siis uusi lehekülgi siit. Sa pidid panema siis leheküljele pealkirja. Oletame, et ma panen siia praegu siis pealkirjaks minu õppematerjalid. Nüüd oli sul kaks valikut, kas sa tegid tavalise veebilehe või siis moodustasid failikabineti. Sinna on siis hea üles laadida igasuguseid PowerPointe ja Wordi dokumendis tehtud faile. Mina panen praegu tavalise veebilehe ja panen ka selle, et ta jääks mul siis sellele põhitasemele ehk top levelile ja panen nuppu Create. Nii, nüüd tekkiski siis mul siia uus veebileht, minu õppematerjalid. Siis me pidime vajutama Save nuppu siin ülevalt, ära selle lehekülje salvestama. Nii, nüüd võttis see salvestamine aega ja siis siit ülevalt siis hammasratta nuppu alt võtsime sellise koha nagu Page Settings. Siit saime siis maha võtta kommentaaride koha ja ka subpages koha. Võtame maha ja paneme Save. Nii. Nüüd läks meil juba see vaade palju ilusamaks. Nüüd võin ma teha ka oma õppematerjalide kohta veel eraldi, näiteks alamveebilehe. Ja panen siis uuesti siit New Page. Võtab jälle aega. Ja nüüd panen näiteks sellele pealkirjaks failid. Ja moodustan siit nüüd valin failkabineti. Nii, failkabinet ja panen selle siis minu õppematerjalide alla siis alam nagu veebileheks. Ja jälle Create. Nii, nüüd tekkis mulle siis failikabinet. Jälle ma võtan maha kommentaarid. Nii. Ja salvestan. Nii, siin on siis mitmeid võimalusi. Lisada fail ja võtan näiteks oma dokumentidest nüüd näiteks CV võtan, Open. See on nüüd üks näide lihtsalt, jah. Muidu CV kohta oli mul eespool eraldi olemas. Ja nüüd ta laeb selle siia ülesse. Nii. Ja tekkis mulle siia CV. Näitab, et on Wordi dokument. Ja nüüd saab siit eelvaadet vaadata või teda uuesti alla laadida, kui vaja. Lingi lisamisel, ka linke saab koguda.
oletame, et mul on mingi link, mida ma vajan. No panen siia mingi oma veebilehe näiteks lingina, kopeerin selle lingi siit ja lisan selle siis siia, kleebin selle aadressi siia ja panen siis, et minu blogi. Nii, add. Ja nüüd tekkis siia siis minu blogi, mida ma saan siit otse vaadata. Sa saad võtta ka endal siis Google Drive'i pealt oma neid dokumente siia. Kõigepealt otsib siit. Nii. Ja ma võtan siit näiteks ühe sellise dokumendi. Select. Nii. Ja nüüd ta laeb mulle selle dokumendi ka faili kabinetti. Nii. Praegu miskipärast ei ole seda siin näha. Tekkis. Nüüd sellised võimalused on siis faili kabinetis. Nüüd, mis siis veel meeldetuletuseks? Kui teil on nüüd vaja mingisugust veebilehte muuta või kirjutada sinna, siis pliiatsis nupule vajutades tekib teile siis üles tööriistariba, kus me kasutasime Verdana seda kirja ja kirja suurus ka siis 10 või 12. Nii, alati ära unusta siis seda, et sul tuleb ka salvestada. Nii, siis kindlasti jagamise koht. Jagamise koht on nüüd niimoodi, et siin oli siis ka mitu võimalust, et kas siis lingi abil vaadeldav. Kui ma selle nüüd ära vahetan, siis ma saan valida, kas ta on siis veebis kõigile nähtav, lingi abil nähtav või ainult kutsutud spetsiifilistele inimestele. Panen siin praegu kutsutud inimestele. Nii, ja nüüd ta näitab ka, et see veebileht on muidu privaatne, aga mina saan siis siit altpoolt kutsuda siis inimesi kas siis seda muutma või vaatama. Ja sisestan siia siis selle inimese meili aadressi ja saadan selle kutse. Praegu ma seda ei tee. Nii, siis veel, mida ma tahtsin meelde tuletada, oli siis see, et üks hästi tähtis koht oli ka siit rattakese pealt selline asi nagu manage sait, on ju, ehk siis veebilehe muutmine. Ja siit kõige alt siis sai valida siis teemade ja värvide alt siis seda, missugune minu veebileht välja näeb. Ja siit sai siis vaadata eelvaadet. Ja kui mulle see eelvaade meeldib, siis ma salvestan oma veebilehe ära uuesti. Nii, nüüd ta muutus mul selliseks või siis paneme midagi tumedamat. Ta muutus mul selliseks. Oletame, et mulle meeldib ja ma salvestan ära. Nii, ja nüüd ma lähen oma veebilehele tagasi. Ja näeb ta siis välja selline. Võib-olla lisaks ka veel ära avalehele siis näiteks oma pildi. Paneme jälle pliiatsi nuppu ja insert ja image. Ja nüüd ma laen selle pildi üles, upload image. Ja võtan selle siis oma arvutist, mida ma siia siis üles laadida tahaksin. Mul ei ole siin praegu midagi võtta, mul on teine arvuti. Nii et enda pilt jääb, ikka leidsin.
nii, ja laen pildi üles. Nii, ja nüüd see vaadeldav pilt tekib siia siis sellise kollase selle randiga ja pean kindlasti panema ka OK. Nüüd pildid tuleks maha võtta link Remove'i alt, sest muidu pildi peale liikudes tekib käsi. Ja siis ma saan siit muuta veel pildi suurust, aga näete, väike pilt jääb suuremaks pannes uduseks, nii et originaalsuurus on ikkagi kõige parem. Ja siis panen Save nuppu. Nii. Ja järgmine kord vaataks siis, kuidas edasi toimetada.